Head kuulajad, head vaatajad, Mehed hakkame elama podcast on koha sisse võtnud. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja täna mul on külas, ma nüüd proovin, et ma ei eksi, doktor Paul Naaber, kes on kliiniline mikrobioloog. Kas läks täppi? Just nii. Tere, Paul! Meil on siin saates selline jultunud komme, kus ma sinatan oma külalisi. Kui sulle ei sobi, siis sa võid siit lahkuda, aga kui sobib, siis ma küsiks sult esimese küsimuse. Esialgu pean vastu. Paul, milline sinu lapsepõlv oli? Kui palju teie peres üldse räägiti tervisest, meheks olemisest ja vaadati seda, mida suhu pandi ja vaadati, et kui palju siis neid samme päeva lõpuks tuli kokku? No ega seal minu lapsepõlves nõukogude ajal keegi ju samme ei lugenud. Et selles mõttes oli küll, et aga teistpidi ei olnud nutiseadmeid ja mis sa ikka teed lapsena? Pigem oled siis õues. Palju seal telekast vahtida on. Ja söögiga oli ka nii, et ega pigem seda, mida poest sai või mis oli, kuigi isa oli, ütleme, jahimees, et juba see põdrakonservid, põdravorstid, suitsuvorstid juba hakkasid ära tüütama, et oli pigem siuke lihadieet. Niisugune, mis iganes, kuidas paleodieet, kus jah. Kuidas see paleodieet sulle mõjus? Ma ei saaks öelda, et midagi halvasti on mõjunud. Aga milline su pere oli? Oli teid palju, oled sa üksiklaps? Ei, õde ka. Kuidas teil see pere dünaamika oli, et kas olid sellised selged meeste ja naiste rollid või oli selline vaadati, et kuidas et asjad tehtud saaks? Pigem võib-olla nii, et asjad tehtud saaks, et ei olnud midagi nii jäika, et sööki tegi isa ka, siukseid peenemaid sööke, võib-olla praadi ja siukseid asju. Et ei olnud väga siukest elavat jaotust, et ema siis tegi neid sööke, et lihtsalt oleks perel hing sees. Jah. See on üsna stereotüüpne märk, et mees tuleb, paneb maide laupäeval selle põlle ette ja teeb selle jänese prae valmis ja siis kõik kiidavad ja mis see vaene naine siis teeb? Ei, päris nii vast ei olnud, et eks kõik tegid kõike ja. Aga kui sa mõtled oma selle liikumise peale, et kas teie pere oli selline ka, kes käis ma kujutan ette, et sinu noorus olid need rahvamatkad ja Tartu maraton oli suur asi ja käidi ja liiguti, sõideti paadiga Ärvel. Kuidas teil oli? Ega matkamas sai päris palju käidud. Ega lapsena midagi teha ka väga ei olnud, et suviti ikkagi maal üks asi see, et kogu aeg liikumine ja teine see, et mul ema oli ka siuke, kuidas ta vanasti nimetus oli, noorte turistide maja või siuke matkamajas töötas ja siis ta tegi matkaringe nii meie klassile ja ka muud üritustel ma sain ikka kaasas käia, et siukseid laagreid ikka oli. Et see, kui oli võimalus minna kuskile loodusesse, siis sa pigem läksid emaga tööle kaasa? Pigem, kas just tööle kaasa, aga kui olid mingid laagrid asjad, et mitte niimoodi, et ei viitsi käia või kuskil, et see oli pigem normaalsus, et ikka käisime ja ega maal kogu aeg käidi ju seentel vanaemaga ja vanematega ja et see oli nagu tavaline. Nii et kui praegu on see sügisene aeg, siis sa tead, mis on riisikas, mis on kukeseen ja mis on torbik, ma ei tea, mis. Jah, mina enam-vähem mäletan neid ja võib-olla mõne seene õpin ka juurde vanas eas, aga jah, ikkagi see on vähemus, mis tegelikult teame sööda seendest. Mis kandist sa pärit oled või kus sa sündinud oled? Kus sinu kooliaeg oli? Sündinud Tartus, ütleme keskkooli või algkooli tulin juba Tallinna, siis olin keskkooli lõpetasin Tallinnas, siis olin jälle Tartus ülikoolis, siis olen töötanud siin Tallinnas, Tartus, vahepeal Norras mõned aastad. Pigem jah, Tallinn-Tartu vahet. Nüüd on maakodu on meil seal Pärnumaal, et nüüd ka seal. Nii et sul on mitmeid vaateid ja vaade ka Norras. Millal sa Norras olid? 2006 läksin ja kuskil 6 aastat. See on huvitav sellepärast, et Norra on mingis mõttes paik, mida me toome endale nagu eeskujuks nii rahvatervisel, rahvaliikumise kui ka ütleme siuke sportlike saavutuste mõttes. Ma küsin, ma ei hakka üldse pikalt keerutama, mis sa arvad, miks need norralased on nii niisugused liikumise altis? Kus see tuleb neil? Ei tea, ma arvan, et see on ikkagi juba lapsepõlvest ja vaadata, kuidas inimesed matkamas mägedes käivad, see on ikkagi ju lapsed alati kaasas ja et see on nendel harjumus ja neil need mäed ka meeldivad jubedalt. Et see on midagi, mis on neil nagu kogu aeg nagu rinnapiimaga sisse süstitud? Tundub küll nii, et aga kuidas meie saaks sellele, sest ega me oleme ju ka loodusrahvad, ega me ei ole ju oma
juba olemuselt ka mingisugune linnakultuur siin. Ma arvan, et ega meie liigume ka suhteliselt palju ikkagi matkamas käies, et matkaladadel vaadata on inimesi küll ju. Aga ka mitte kõik. Ega ma noodakate kohta ka ei tea. Võib-olla nooremad põlved on ka sellised, kes üldse kuskil ei käi. Aga kui sina puutusid kokku selle, ma kujutan ette tervisevaates nendega, kas neil on see meie ja norralaste tervisepilt nagu mõnes mõttes sarnane või on see totaalselt erinev? Ega ma ei oska niimoodi statistikat öelda, et üks asi on jah, see liikumine ja matkamine, mis on see, aga teistpidi vaatan, kuidas nad tööl näiteks lõunat söövad, siis kõigil on oma pikk kuiv sai ja närivad seda. Minul hakkas see mõne päevaga juba vastu, et ma võtsin pigem mõne õuna kaasa, et see Skandinaavias see jube saia söömine, aga samas nad väga paksud ei ole. Teksad siis kütavad seal mäe otsast palju matkata. Kuidas sai sust arst? Ma isegi ei tea, et see oli nagu natukene võib-olla siuke juhuslik, et me elasime siin Tallinnas. Üks mõte oli algul kooliaeg, et ikkagi minna mingi tehnikaalale või sinna tehnikaülikooli mingisugust elektroonikat või asja, mis oli siis popsiuke võib-olla õppima. Aga teistpidi tahtsid võib-olla iseseisvust, tahtsid võib-olla vanemate kodust ära saada. Ja kuna õde läks ka arsti õppima, siis ma käisin seal vaatamas anatoomikumis seal. Ja tundus täitsa okei. Sa oled kummaline mees, sa käisid õega koos lahkamisi vaatamas. Sõbrannad siis näitasid seal kõik, et... Aga kas selle valik oli lihtne teha, et sa just selle mikrobioloogia peale sattusid? Ma arvan, et ega enamik asju elus juhtub niimoodi suht juhuslikult, et peale ülikooli ega ma väga ei teadnud, kus mul olid mõned mõtted. Esimene mõte oli psühhiaatriks minna, aga siis Tartus kohti ei olnud. Ja siis kutsuti sinna nii-öelda infektsioonhaiguste kateedrisse, et meil on vaja kedagi ja me saadame välismaale veel õppima siis ja tundus täitsa okei ja siis ma sattusin sealt doktorantuuri laborisse ja nii ma mikrobioloogiks käingi. No infektsioonid, see on sõna, mida mina isegi tean. Kuidas tänapäeval sa toimetad siis põhimõtteliselt nagu laboriarstina, eks ju? Jah, ütleme, suures osas praegu ikkagi minu tööst on siuke administreerimine või jah, siuke konsulteerimine ja laboris ma olen, füüsiliselt laboris ma olen suhteliselt vähem ikkagi, kui on pigem mingi asendada vaja. Sina oskad näha neid peeneid sõnu ja koode lugeda ja tõlkida selle inimese keelde? No ma püüan. Aga räägime korra sellest, et mida ühel inimesel üldse, infektsioonid, see on põletikud, eks ju, mis see on, mida tähendab infektsioonhaigused? Nii-öelda see on see nakkushaigused on need. Ja mis meil kõige sagedasemad ongi niinimetatud külmetushaigused, mis tegelikult ei ole üldse külmetusega seotud. Teeme selle selgeks. Külmetushaigusi pole olemas. Nimetus on igal pool, on ta ikkagi külmetushaigus, kui vaadata erinevates keeltes, siis ta on valdavalt nimetatakse külmetushaigustest, aga sellest ei maksa ennast eksitada, et neid uuringud on siin tehtud, et ega eeskätt on vaja seal viirust. Ja kas ta nüüd külmaga kuidagi seotud on, see on pigem siuke väga kahtlane. Ma arvan, pigem ei ole seda veenvalt näidatud. Nii. Ja siis ei maksa siis segada neid mõisteid. Aga okei, viirushaigused, praegu on sügis, on see, ütleme, ja üks suur teema, mis on ka see, et kui inimesed ei tea, siis tegelikult tuleb see guugeldamine kohe ruttu välja. Et ma kujutan ette, et juba praegu keegi guugeldab, et mis tal viga on. Mis teie arvate sellest, kui palju üks tavaline inimene saab enne teha enda jaoks ära, enne kui asi jamaks läheb? Eks saab profülaktikat teha. Mis on viiruste haiguste puhul kõige parem profülaktika, et sa lihtsalt haige inimesega kokku ei puutu. Kui sul on muidugi väiksed lapsed kodus, siis see on nagu paratamatu, et sa puutud kokku. Et mina ka, kui Norras olin, ega ma olin kogu aeg terve, tulin siia Eestisse korraks iga nädal, umbes siis sain lastega kokku ja siis ma peaaegu alati jäin mingisse nohusse. Et see on see. Ja kõik muud faktorid on siuksed, võivad kaasa aidata natukene immuunsus ja nii edasi.
Nii et tegelikult sellest COVID-i asjast on meil tegelikult natuke möödas, me oleme tegelikult unustanud selle, mida tähendab, et kui on natukene ninavesine, et jää koju ja et kui sul on keegi seal köhib, et siis hoia eemale. Pigem jah, et see, ja see, kes köhib ja peab kindlasti tulema kuskile, et see maski kandmine on praegu juba siuke tabu, et enam seda ei tehta, aga see oleks ka üks võimalus, mis ikkagi mingil määral aitab levikut piirata. Aga kui me nüüd veel korra mõtleme selle sinu eriala peale, siis mis on see, mis sinu töölaual kõige sagedasemalt on? Minu töölaual? Pigem on need siuksed võib-olla ühtepidi nagu tavalised asjad, mis on kõige segasem ja võib-olla siukene haigus, mis problemaatikat tekitab, on see puukborrelioos. Et mida on kõige raske võib-olla interpreteerida ka need laboritulemusi, kui see kliiniline pilt ei ole nagu väga selge. Et see on jah, ta ise sümptomaatika on ju siuke väga varieeruv ja labor ei anna siin ka 100% vastust kunagi. Ja see on nagu siuke, millega võib-olla tekib ja järjest on neid küsimusi. No borrelioosist me võiksime rääkida omaette pikalt, sellepärast et borrelioos on ju, puuke on ju hästi palju, liiga palju on neid ja inimesed ju liiguvad õues palju ja üks asi on see, et kanna valgeid riideid, noki need puugid ära, aga ikka neid ju, minu rekord on vist 8 puuki ja ma olen borrelioosi ka põdenud. Et mis siis on, mis see niisugune käitumise muster on, et okei, sa avastad, et ta on sul seal sees ja tulebki see lätakas. Mis ma siis teha saan? Kõigepealt on ikkagi see ennetamine tõesti, et peale matkal käimist või metsas käimist ikkagi need riided välja raputada, aitavad need ka need tavalised sääsetõrjevahendid kuigivõrd ka nende puukide vastu, kuigi lüheaegsemalt. Ja kui sa näed seda puuki, siis võtta kohe ta välja, sest borrelioosi puhul ikkagi see läheb seal üle 1-2 päeva, enne kui see bakter sinna verre sul satub. Et selles mõttes ei ole vaja minna EMO-sse, hakata siin tundide kaupa ootama või kui saad perearsti juurde, võtta kohe ise välja ja need samad vahendid, mis on need väiksed pintsetid või küüntega või mis iganes, et mitte seal hakata nüüd aega väga kaotama, et mingeid spetsiaalseid asju minna kuskilt apteegist ostma. Aga miks see puuk on, miks ta on haige? Miks ta meid niimoodi haigeks teeb ka? Puugid kannavad ju hästi palju erinevaid haigusi. See borrelioos on üks meil. Ja tema on lihtsalt üks peremees seal, tema saab jälle sealt kuskilt mingite näriliste käest või suurte loomade käest või lindude käest, kannab seda edasi siis inimesele. Ja nii ta on. Aga kui ma olen nüüd selle nakkuse saanud ja ma võin rääkida oma loo, minu lugu oli see, et ma avastasin mingi talvel, see oli mingi detsember, et mul on mingisugune punane vöö ümber kere, saatsin perearstide pildid ja ütlesid kohe, siin on borrelioos, et loodame, et ei ole neuroborrelioos, ma ei tea, mis see iganes tähendab, mingi veel halvem borrelioos, õnneks ei olnud, aga igatahes minuga hakkasid juhtuma pärast mingid anomaalsed asjad, et mingid kummalised tervisehädad lõid välja ja üldse väga veider oli pärast, jupp aega taastusin, jõudu polnud, et mis see borrelioos meiega teeb, kui ta meie keresse juba sisse on tulnud? Seal on väga erinevaid vorme. Ütleme, kõik puugid ei ole haiged, see on võib-olla vähemus on borrelioosi kandjad. Alati puuk ei kanna seda üle või selles mõttes inimene ei jää haigeks, see on ka mingisugune väiksem protsent sealt. Ja need, kes jäävad, nad võivad ka lihtsalt kergelt põdeda, et sa ei saa üldsegi aru midagi. Ja siis osadel tekib see punane laik, see erüteem. Kui see on juba tüüpiline, siis ei hakata mingit laboriteste tegema, siis antakse kohe antibiootikumid, kui on nüüd keerulisemad juhud, tõesti see neuroborrelioos, kus võib tekkida näonärvi halvatus, siis on veel mingid liigesevormid, et siis on vaja võib-olla täiendavad testid ja siis juba määratakse ravi ka kindlasti. Aga kui palju me üldse tegelikult testidega saame üldse inimese nagu pildi kohta teada, et vereproov anna teile kätte, te saate kohe aru, millesse ma suren kunagi? Päris nii lihtne ei ole, et ikkagi, inimesed peab ikkagi alati tervikuna vaatama, et mis on kaebused, mis on anamnees, kus on inimene käinud, väga palju tänapäeval inimesed sõidavad ringi igal pool troopilistes maades, et alati, kui mingid kaebused või arsti juurde minna, peaks ka seda mainima, sest lihtsalt me ei mõtle selle peale, et on palavik, mõtled lihtsalt jällegi sama külmetushaigust, võib-olla on malaaria näiteks hoopis.
Et tegelikult peaks siis olema nagu, kui ma tulen arsti juurde või mingi näidustus on või mingi probleem on, et siis ma võiksin ikkagi rääkida, isegi kui arsti küsi mu käest, proovida nagu jagada seda infot nagu laiemalt. Et mõelga nagu ise ka, et üks on tõesti see, et kas ma olen käinud kuskil reisimas, on mul olnud mingi kokkupuude mingite metsloomadega või mingite loomadega üldse või tast ei oska alati, võib-olla ei tule nagu selle peale, et siis võib lihtsalt see ravimise tõeni jõudmine võtab lihtsalt võib-olla vähem aega. Ja siin oli sellest guugeldamisest juttu, et mina ei ole nagu sellest doktor Google'i täielik eitaja, et neid on uuringuid ka tehtud, et kui inimene guugeldab oma haigust, siis see oli juba üle 10 aasta tagasi, siis pooltel juhtudel ta paneb õige diagnoosi. Ja kui sa mõtled, et kui sinul on oma haigusega aega sul päevi guugeldada, vaadata AI-st, ja endaga tegeleda, siis arstil on sul suhteliselt vähe aega. Muidugi, mida inimesed ei oska, nad ei oska öelda, et panna asju nagu sinna tõenäosustusse, et kui loetleb sulle 20 haigust, et mis on see tõenäosus siin nüüd Eestis või et seal on veel võib-olla AI-l nagu arengut. Aga ma arvan pigem, et ta võiks hakata tulevikus ikkagi inimesi ka ennast aitama. No kui me räägime sellest ikkagi, et mida inimene ise saab enda jaoks ära teha, et ära oota, mida meditsiin sinu jaoks teeb, vaid mida ma ise saan teha. Et siis kus seda piiri tõmmata, et üks on see tervise ärevus, mis on põhimõtteliselt üks ärevushäire, kui ma ei eksi, ja kus on siis lihtsalt terve mõistusega enese eest hoolitsemine. Et kus see nüüd piir, et millal ma peaks nüüd arsti juurde, selge, et tavalise nohu puhul ei ole mõtet enamasti arsti juurde minna. Aga muidugi alati võib ka nõu küsida seal telefonidest ja et millal on nagu juba siukene, peaks nagu tekkima kerge ärevus, et selle seisundi puhul. Et seda on väga raske nüüd öelda. Ja ega see ongi, et mis ma ise teha saan, et ma lähen siis kontrolli, kui mul tõesti mingid on tõsisemad sümptomid, helistan ka veel, öeldakse jah, et see on nüüd, et te peaks kindlasti tulema ja mitte siis karta arsti juurde minekut, eriti meestele. Ja ei maksa siis endale seda ise lõplikku diagnoosi välja panna. Et konsulteeri siis. Et võib alati AI käest ju küsida seda, aga nüüd mitte hakata siis mõtlema selle võib-olla kõige hullema peale või et AI paneb tõenäosuse järgi sulle lihtsalt, ütleb, et mis sul võivad olla, ta ei arvesta sellega, et sinu vanust, kui sa, ma ei tea, võib-olla juba praegu, kui sa ütled täpselt, ma käisin Aafrikas, ma olen nii vana, mul on sellised sümptomid, kas ta suudab sulle nagu täpsemini öelda või et ma elan Eestis, mul on sellised riskifaktorid, ma ei tea. No kuulajatele on see kodune ülesanne, et siis proovige, aga ärge siis hulluks. Aga ütleme, ega ta on meditsiiniliselt ju valideerimata. Selles mõttes alati peab väga ettevaatlikkusega suhtuma sellesse. No seda soovitame teha, olge mõistlikud. Aga kui nüüd vaadata veel korra seda meie Eesti meest, eks ju, et see põhimure, miks me seda teeme, on see, et ta joob liiga palju, suitsetab liiga palju, lõppkokkuvõttes liiga vähe ja sureb üldiselt liiga vara maha. Jätavad naised paarilised üksi. Et kui nüüd vaadata sellest teie või sinu sellest uurimisvaldkonnas, siis mida oleks võimalik enne märgata? Ma ei tea, mingi hea analüüsiga, et tegelikult tahaks ju anda natuke verd ja et äkki siis arst ütleb, mida ma peaks tegema või tegemata jätma. No ütleme, ega need tavalised rutiinsed vereproovid aeg-ajalt maksab ikka teha ja muidugi need kolesteroolid ja kui varem oli võib-olla siuke arvamus, et terve mees ei peaks arsti juurde minema, siis praegu on ikkagi see, et sa jälgi oma kolesterooli ja jälgi oma vererõhku, et see ei pruugi sulle üldse tunda anda ju. Et ega mina leidsin ka, läksin autojuhi lube jälle pikendama, siis tuli välja, et aga nüüd on äkki vererõhk natuke liiga kõrge, et ma pean ravi võtma. Aga ütleme, kui need kas mingisugused põletikud, maksad on meestel ka ju, paljud joovad on ju, et mingid maksapõletikud, ega vastikuid põletikke, mingisuguseid baktereid liigub meie keres. No ütleme jah, need hepatiidid, näiteks C-hepatiit on niisugune salakaval, mis võib sul aastakümneid olla, ilma et sul siis mingisugused nähte oleks. Aga see on jällegi ka teatud riskifaktoritega, seal millal sa sündinud oled, varem seda ju ei kontrollitud, nõukogude aeg, igasugu operatsioonid ja eriti need, kes on süstivad inimesed, kes siis kasutavad ühte süütalt mitu inimest, et igal asjal on oma riskifaktorid.
ja need tervisekampaaniad ka rõhuvad ju nendele riskifaktoritele suuresti. Aga ikkagi, et ütleme, et see rutiinne kontroll ja teha seda sama auditit endale, et see on ikkagi nagu ei ole mingi sõnakõlks, vaid see on ikkagi nagu päris asi, mis tegelikult aitab ära hoida seda varajast surma. Jah, et seda küll, et kui nüüd varasemad olid, kui vaadata nüüd tõenduspõhised, mis on sellised meditsiinilised uuringud, siis ütleme võib-olla 80-ndatel, 90-ndatel tehtud uuringud, et need, kes käisid regulaarselt kontrollis, et neil seal võib-olla suremuses midagi vahet ei leitud. Aga praegused uuemaid, vaatame siin Aasias on tehtud, Jaapanis ja Hiinas ja siis ikkagi on leitud need uuemad uuringud, et need, kes on, ja UK suur uuring oli ka, kes käivad regulaarselt tervisekontrollis, nende tulemused on paremad, kas suremus väiksem või siis mingite haiguste ennetamine, avastamine on varem. Et ega siin ongi, et me peame vaatama tõenduspõhiseid uuringuid. Aga kui nüüd sinu, ma ei tea, sul mõni sõber, vana klassivend küsib, et ole hea, anna mulle nõu, millal ma peaksin minema, kas ma peaksin minema ja mida ma peaksin tegema. Mis sa nõu annaksid? Kõigepealt küsiks, kas on mingid kaebused, alustaks võib-olla sellelt. Ma ei tea, käin 2 korda öösel vetsus. Mis siis, lihtsalt õhtul võib-olla ei ole liiga palju õlut. Ma ei tea, tegelikult, et kaebused, okei, nii edasi. Aga siis on siuksed üldised asjad ikkagi, vererõhu kontrollimine, need kolesterooli näitajad, mis on tavaliselt ka meil, ütleme, selles tervisekontrolli pakettides need kõige tavalisemad asjad. Ja siis, kui on juba spetsiifiliselt mingid kaebusi, siis juba selle järgi vaadata, et aga kui palju on neid mingisuguseid tõesti nagu anomaaliaid, et esimese hooga ei saagi nagu aru, mis toimub, aga mingi põletiku näitaja on üleval juba pikalt, et mis need on? Seal võib olla väga palju asju. Et siis on juba, meie võib-olla näeme mingid põletiku näitajaid ja siis on juba vaja spetsiaalsed eriarstid, kes siis täpsemalt uurivad, et mis seal taga on, seal võib olla väga palju asju. Et ega labori uuring ei anna ühest vastust. Aga labori, siis see uuring töötab ikkagi koos nagu selle suurema võrguga, et see on lihtsalt tugiteave sinu oma perearstina näiteks. Kindlasti, see on üks osa meditsiinist. Aga kui nüüd veel korra vaadata neid tüüpilisi asju, esimese asjana tulevad mulle ette need mingisugused eesnäärme põletikud, et nad püsivad kaua, nad ei allu ravile ja kas nad lõpuks siis nagu tapavad meid maha? Põletik ise ei tapa. Aga siis on ikkagi meestarsti juurde minna ja tema annab juba konkreetset nõu või määrab ravi sellele. Aga kui nüüd üks suur teema on veel ka see, et ütleme, et me saame iseenda kohta midagi teada, me uurime, konsulteerime nii arsti kui ka selle Google'iga, ma ei tea, jälgime ennast, peame, ma ei tea, vererõhupäevikuid ja erinevaid asju, ma ei tea, panen enesetunde kirja, et kui individuaalne see ravi on, kas näiteks see ravi, mis on, näiteks seda on räägitud ju, et need igasugused depressiooni näiteks ravimid, et nad ühele inimesele see üks preparaat töötab, teisele inimesele see näiteks ei tööta üldse. Et kas sellel on, et kui täpselt me saame sihtida inimese peale ja mida inimene peaks tegema siis just nagu, kui ta tahab iseenda eest hästi hoolitseda? Kõik oleme väga individuaalsed, see on ka nagu selge. Ja eks see ravi läheb järjest täpsemaks ja personaalsemaks. Üks on see, millest see sõltub, kuidas mingi ravim toimub, on ju meie geneetika, kuidas mingisugust preparaati või toimeainet meie kehal lõhustab või mitte. See on see farmakogeneetika, teed oma selle paneeli ja teatud ravimite kohta me saame siis teada, et kas see nüüd on meile vastunäidustatud või peaks seda väiksemas või suuremas koguses kasutama. Mida me järjest rohkem ka tea, mida praegu veel ei kasutata, on meie enda mikrobiota, meie soole mikroobid ju ka osalevad ravimite lõhustamises ja ka seal neil on oluline roll. Siis me ei oska väga hästi veel suunata seda, et me teeme mikrobiomi testi ja siis ütleme, et need ravimid teile toimivad paremini ja teised halvemini. Mis see mikrobiomi test on? See kõlab väga huvitavalt. Rääkige natukene lähemalt, härra doktor. Jah. See määratakse, inimesel ju sooles on väga palju mikroobe, 1000 liike seal. Umbes sama palju kui keharakke või natuke rohkem. Et määratakse see soole liigiline koostis.
et seal on sadu tuhandeid artikleid ju selle peale, mida see kõik mõjutab. Noh, sisuliselt kõik need, ütleme, tänapäeva tsivilisatsiooni haigused nagu südamehaigused ja kopsuhaigused ja maksahaigused, mis kõik võivad olla meie mikroobidega seotud. Üks asi on see, et me leiame hästi palju seoseid, on seal kirjeldatud, noh, ka tegelikult meie psüühiline seisund, ka see võib-olla meie söögieelistused, see, mis partnerit me valime, seda mikroobid võivad meil määrata, aga mis praegu on nagu puudu, et neid praktilisi rakendusi, et me saaks nüüd määrama selle mikrobiota küll meil ära, aga et me sellest praktilisi rakendusi, et minul on sellised mikroobid, et mis ma nüüd siis teen? Et see on veel alles siuke suht arenemisjärgus, et kuidas me seda mõjutab. Noh, me üldplaanis teame, et lihasöömine, mis bakterid mõjutab, taimesöömine, mida mõjutab. Aga kui nüüd korra veel hüpata selle varasema küsimuse juurde, et kas üks mingi ravi, mis ühele inimesele mõjub, et mis see siis niisugune hea praktika oleks, et kas siis ikkagi nagu olla niivõrd nagu tüütu patsient, et lihtsalt arstiga, ma ei tea, mingisuguse aja pärast nagu üle vaadata seda, et kas see, mida ma söön, päriselt mõjutab mind, kas see teeb mu seisundit paremaks? No kui me võtame nüüd ravimid, mingid depressiooniravimid, psühhiaatrilised ravimid, üks võimalus on see, et lihtsalt patsiendiga proovitakse, et mis tal toimib või mis ta enesetunde halvemaks. Teine on see, et kui me teame, et nende ravimite puhul on meil see metabolism nagu täpselt teada, mis geenid seda mõjutavad, siis saab teha selle farmakogeneetika testi ja vaadata, et leida kohe alguses, et see ravim on nüüd parem, et ei oleks seda eksitusmeetodil vaja katsetada. Nii et tegelikult selline laboritöö võiks olla ka nagu juba selle ravi määramise juures nagu oluline. Ja see järjest rohkem tuleb. Kõigi ravimite kohta me ei tea, aga teatud ravimite kohta, rühma kohta on meil olemas see info. Aga mis on näiteks selline ravi, mille puhul siis tasuks seda testi teha? Et ma tean, et mind on vaja ravida, aga et siis teeme selle mikrobiomi testi ka enne ära. No seal on päris pikk nimekirjas ravimiteks, et see on kõik meil kodulehe pealt ka internetist leitav ja psühhiaatrilised ravimid on üks nagu siuke võib-olla suurem grupp. Nii et tegelikult enne, kui ikkagi hoolega ravima hakata, siis tasub võimalikult nagu hästi seda tausta kontrollida. Vaadata jah, et kas selle ravimi kohta on meil mingisugused testid. Kui nüüd veel korra hüpata selle juurde, et mida see mees siis veel kord nagu teha enda heaks saab, et ühesõnaga vaadata neid analüüse, käia, ma ei tea, siis kontrollis, aga kas on veel midagi, mida arstid meile tegelikult ei räägi? Ei, ma ei ole seda meelt, et siuksed need ajakirjad, mida arstid meile ei räägi, et seda peaks hästi lugema ja sealt saada väga palju nippe. Ma ei ole küll väga palju neid lugenud, et... Aga hea küsimus on alati arstile see, et mida sa ise endal oled pidanud vajalikuks nagu uurida ja mis sind on nagu päriselt aidanud? Ütleme nüüd viimase 10 aasta jooksul ikkagi vererõhku kontrollida, et selles mõttes ka ise, et arst on määranud küll ravimid, aga siis ka vaatad ise, näiteks mõnega läheks pulss hästi kõrgeks ja siis seda ravi muudeti, et selles mõttes see pulsikell on nagu, okei, ta ei ole täpne kindlasti mitte, aga pikema perioodi puhul ta ikkagi mulle annab mingisuguse viite, kui ma nüüd seda ravimit vahetasin, et siis pulsisagedus oluliselt muutus. Nii et ikkagi need ravid, mis paljudel on ju erinevad ravid ju peal, ikkagi nagu vaadata seda, et kas see, mis mul on määratud, kuidas ta tegelikult mõjub. Jah, et kuidas on see enesetunne, kas on mingisugused kõrvalnähud seal kaebused, et siis kindlasti arstiga nõu pidada. Aeg on armutu, meie jutu pool tund hakkab vaikselt otsa saama, aga mul on teile või sulle lõpuks siia veel üks küsimus, mida ma kõigilt meestelt küsin, kes mulle siia koha sisse võtavad, et selline isiklik väike nõuande moment või oma isiklik retsept. Nii, ma paluksin, et sa ütleksid mulle, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Üks asi, mis nüüd on... mis ma ikka nüüd teen, et võimalikult palju liikuda, et kuna töökoht on sul parajalt kaugel, et sul on pool tundi aega, et see hommikul lähed pool tundi, sa saad oma 8000 võib-olla sammu täis, edasi-tagasi käies, see aitab sul hommikul nagu mõtteid koondada ja üles ärgata. Ja teine on jah, võib-olla, et kui on maakodu, et siukene füüsiline töö, mis viib nagu su mõtted
mõtted niisuguse tööasjadest või probleemidest kaugemale, no kas või, kui ei ole seda, kas või käia seenel praegu. Ja siis hoiduda nendest, mis puukidest. hoiduda kindlasti puukidest ja hoiduda nendest mürgistest seentest. Ja tehke vähem suitsu ja jooge vähem. Ei saa midagi vastu vaidelda. Aitäh, et sa leidsid mahti, doktor Paul Naaber, et tulla siia mehi julgustama, et siis hoidke ise endal ka silma peale, et ärge loodke ainult oma naiste ja arstide peale, et vaadake, mis ise teha saab. Kui palju on siis palju ja paras? No see sõltub inimesest, enda tunnetusest. Et tasub ennast ikkagi kuulata. Ja. Selline sai tänane jutt, aitüma, et vaatasite, kuulasite, aitüma Paul ja hoidke tervist!